Tšau, siit tuleb valikuline ladumine ja kohe asume asja kallale, et esimene grupp, mille vahel saad valida, on siin, teine grupp on siin ja kolmas grupp on siin. Ja video all on ajad olemas kirjas, vajutad kohe peale ja liigud edasi enda grupi juurde. Ja näeme sinu grupi juures. Ja tere, grupp number 1. Kaardid ma segan video kõrval ja see, mis sulle välja hüppab, see on sulle sõnumiks mõeldud ja esimene, mis kohe välja hüppas, on kaarik, ehk siis see on mingisugune liikumine, kuskile minek, mingid arengud, mingi reis, võib-olla mingi rännak. Ja teine, mis hüppas välja, on maag, ehk siis ta on selline, et võib-olla sa oled siis midagi loomas või nagu loomingu, midagi loomingulisusega seotud või nagu manifesteerimine ja selline, tuleviku vaatamine, unistamine, võib-olla sa siis tegutsed nii-öelda unistuste suunas või need asjad, mis praegu teed või need sammud ja valikud on seotud kuidagi sellega, et kuhu sa välja tahad jõuda siis võib-olla järgmiseks oma elus. Ja see on mündi 7. Ja see peaks siis sulle võib-olla mingit, ja ongi, et see toob sulle mingeid vilju. Või siis sa oled midagi manifesteerinud või loonud ja sa hakkad nüüd varsti selle vilju nägema, et see mingid tulemused on tulemas. Ja siit veel hüppas karikate poiss välja, kes on siis selline nagu hooliv ja armastav ja näeb võib-olla maailma sellise lapseliku silmadega, läbi nagu lapse silmadega, läbi lapse silmade, et selline on hea võib-olla vaadelda maailma vahepeal nagu siiralt, ma ei tea, kui palju sa seda teed, aga see on ka selline hästi positiivne ja toetav asi hetkel. Ja siin on ka mündi 5, kus on 2 inimest, kes otsivad peavarju, et võib-olla siis on ikkagi see mingi rahateema ja nagu viljad ja et sa ootad midagi, et mingit tasu või mingit tulemust või siis on ikkagi see nagu selle suunas tegutsemine, et ei peaks muretsema raha pärast. Ja siin on keisrinna, et kui sa oled nüüd, kas sa oled mees või naine, keisrinna on naissoost ja ta on selline hooliv ja armastav, et siin on tegelikult 2 inimest, et võib-olla siis sa muretsed oma, ma ei tea, lähedase pärast ja selle pärast, et mis ees ootab või et kuidas saaks head elu luua näiteks teile. Ja siit tahtis tulla veel täht, mis on selline unistuste täitumine ja see läheb kokku selle maagikaardiga, kes paneb nii-öelda seemned mulda ja täht on see, kes nendest seemnetest siis justkui need viljad kasvatab ja need kättesaadavaks muudab ja see võib nõuda mingit nagu jõudu ja tugevust ja vastupidamist, et võib-olla on mingis kohas vaja nagu tugev olla ja järjepidev, et siis neid tulemusi saada, et näha neid, et need viljad kätte saada nüüd. Ja siin on ka armastajad, et ikkagi need 2 inimest, et siin võib ka olla nagu mingi koostöö, ühise eesmärgi nimel töötamine või ühiselt visiooni loomine, et kuhu me tahame välja jõuda ja koos nagu panustamine sellesse siis unistusse ja selle unistuse täitumisse, et need head asjad siis saaksid teile tulla. Aga siin tuli ka saatan välja, mis võib olla siis selline kiusatused või hirmud või nagu tagasihoidmine mingis osas ja selles mõttes võib ka see jõud vajalik olla, et ei alluks kiusatustele, et ei annaks järgi
et kui on mingi kiusatus või hirm või mingi pahe või mis iganes see on, et siin ka säilitada see nagu pigem nagu südames olla, see karikate poiss, kes tegutseb läbi nagu südame ja on siiras ja võib ka olla, et mitte kalduda siis nagu negatiivsusesse või sellesse, mis kuidagi võiks probleeme tekitada, kas mingis suhtes või olukorras, et sellest saatanast nagu eemalduda. Ja see on sauade poiss, või sauade äss ja siin oli mündipoiss. Et see nagu mingi ettevõtlikkus, tegutsemine, ikkagi mingi tegutsemine, liikumine, ma ei tea, unistuste suunas, unistuste täitumise suunas ja oleks hea olla nagu sihikindel, visiooniga. Ja see mündipoiss on ka selline ikkagi ettevõtlik, tal on nagu idee ja ta natukene võib-olla naiivselt tegutseb selle suunas, et selleks, et neid unistusi täita või et nende suunas liikuda, võib olla natuke vaja sellist ikkagi seda lapsemeelsust ja siirust ja naiivsust, samamoodi manifesteerides. Võib olla vaja seda nagu seda unistamist, et sa ei tööta oma unistustele vastu kuidagi ka läbi selle saatana, et kui sa tead, et miski võiks nagu rikkuda seda näiteks, ma ei tea, suhet või seda eesmärki, kus sa tahad jõuda, et siis seda mitte teha, et sellest pigem eemale hoida. Siin on ka karikate 2, et armastajad tuli välja ja karikate 2, mis on mõlemad sellised armastuse kaardid ja suhe ja ühtehoidmine, et tegelikult on olemas selline kaaslane, on olemas võib-olla või siis sa töötad selle suunas, et see inimene leida, kui sul ei ole. Ja siin on ka karikate 7, mis on siis mingid valikud, et võib-olla kui nüüd see manifesteerimise asi võtta või see, et mis suunas näiteks liikuda või mis valikud teha, võib-olla ühiselt siis, et siis oleks hea valida selline, mis teid mõlemaid tõmbab, et siin on see üks suur karikas tegelikult ja mis on palju väiksemaid, et tasuks siis leida see ühine karikas, mis teid mõlemaid kõnetab, et siin nad tegelikult hoiavad mõlemad seda ühte karikat ja hea oleks leida see, kui nüüd on see suhteteema, kaardide järgi ma ütleks, et on hea oleks leida see karikas, mis teid ühendab, mis teid mõlemaid kõnetab ja millesse te siis saate panustada, et mida te saate koos manifesteerida nii-öelda ja mille suunas te saate koos ühiselt liikuda. Et siin on võimalik tegelikult unistusi täita, siin on võimalik nendeni jõuda ja see võib vajada mõlemat inimest, et oleks see ühine visioon, mitte et üks unistab ühest asjast, teine unistab teisest asjast ja siis on keeruline võib-olla nagu kokku tulla. Ja siin aitab ka see kuidagi see saatana kaardis saatanast nagu teadlik olemine, et mis võivad olla need hirmud või mis võivad olla need takistused, et nendest võib-olla suhelda ja teineteist võib-olla teadlikuks teha mingitest pahedest või mis iganes need on, tasuks arutleda, plaani pidada ja siis nagu ettevõtlik ka olla ja selle suunas liikuda ja ühiselt siis koos sinna neid samme teha. Nüüd ma niimoodi vuristasin siia sellise ladumise, aga ma usun, et nagu tähtsamad asjad said praegu öeldud ja see ladumine jääb praegu niimoodi ja hetkel siis jälle tšau. Ja tere grupp 2. Sinul on selline huvitav pakk
kus on väga huvitavad pildid, aga kaarte ma segan siin video kõrval ja täpselt need kaardid, mis peavad tulema, need hüppavad ise välja. Ja esimene, mis välja hüppas, on kaart sauade 2 ja see on selline nagu tulevikku vaatamine, nagu see ei ole päris unistamine, aga võib-olla ka on unistamine, et ta vaatab sinna kaugusesse ja võib-olla on siis unistamine, kas visiooni loomine, et kuhu sa võib-olla välja tahad jõuda. Ja vaatame veel. Ja siis on veel surm. Et selleks, et saaks siis toimuda edasiliikumine, võib olla vajalik millegi lahkumine ja siis saab võib-olla see unistamine toimuma hakata, seepärast et siin mulle tundub, et ta vaatab sinna välja, aga ma ei tea, kas ta julgeb nagu unistada, et võib-olla miski peaks enne lahkuma või miski peaks enne lõppema, et saaks järgmine eluetapp siis võib-olla alata. Ja siin on keisrinna ja keisrinna on tegelikult selline hooliv ja siin on näha, et ta justkui õmbleb midagi ja see on väga suur kangas, et tegelikult sul on võimalik midagi väga suurt luua ja midagi võib-olla, millest sa isegi ei oska unistada hetkel, sellepärast et mingi etapp on vaja läbi teha või miski peab su elust nagu enne lahkuma, et sa saaksid üldse päriselt unistama hakata, ma tahaks öelda, et miski võib sind veel tagasi hoida, et aga potentsiaali tegelikult on. Ja siin on sauade 3 ja sauade 3, see nüüd on juba nagu liikumine, et see juba on mingid sammud on tehtud. See juba, siin on juba eesmärgipärane liikumine. Kas sa nüüd teed seda või sa hakkad seda varsti tegema, et aga suund on nagu olemas või mingi tahtmine liikuda või tahtmine mingit muudatust teha on olemas tegelikult. Ja siit tuli veel maailm välja, mis on tegelikult nii-öelda viimane kaart, ütleme nii, kus ongi see, et mingi etapp on läbi, miski on lahkunud ja siis saab toimuda see edasi liikumine. Et see sõnum on tulnud ka varem välja ja mulle tundub, et siin on inimesed, kes on natuke takerdunud mingis olukorras ja nende potentsiaal, ehk siis sinu potentsiaal ei saa avalduda seni, kui sa oled kinni selles olukorras, kus sa oled. Et sa hoiad eemal ka mingeid uusi kogemusi tänu sellele ja siit tuli karikate 7, mis on erinevad valikud. Et võib olla ka see, et on erinevad valikud, on võimalik, nagu valikute küllus on, et mida valida, mis suunas minna. Et selline nagu tulevikku vaatamine on, aga ma ei tea, kui palju liikumist on. Ja siin on mõõkade 9, et võivad olla ka sellised unetud ööd või siis mure või et see ei ole päris mõõkade 10, et aga kui see oleks nüüd mõõkade 10, siis see tähendaks ikkagi seda, et miski on lahkumas, miski on läbi saamas. Aga see on mõõkade 9, et ma ei tea, kui väga miski nagu läbi on, et siin justkui on nagu ääre peal veel rippumine, aga saaks liikuda ja saaks tegutseda ja siin ta ei ripu ääre peal, vaid ta siin ronib selle redeliga üles. Ehk siis ongi, et sa ei ole veel jõudnud sinna uude kohta, sa ei ole veel jõudnud uude etappi, mis ongi nii-öelda kõrgem tegelikult, see on kõrgemal kui see, kus sa praegu oled. Ja see ootab siin seal ees, kui sa nüüd astud sinna, kui sa liigud sinna, kui sa vanast maailmast edasi lähed ja kui sa teele asud, siis sa saad nagu ronima hakata, sa saad ennast mingist raskusest välja tuua. Aga kas sa ka seda teed?
ja siin on karikate äss, aga sealt tuleb, see on ämber, sealt tuleb tostu, et tegelikult see, ütleme nii, et kaev on ülevoolavalt, on siin armastust on, emotsioone on, võib-olla on siis hetkel, ma ei tea, rohkem emotsioone, et hea oleks, kui saaks selle muundada nagu armastuseks, aga ma ei tea, kas seda teha saab, kas sul on kuskil armastust jagada või kas sa seda saad kogeda hetkel. Ütleme nii, et sinu südames on armastus, sinus on seda hoolimist, aga ma ei tea, kui palju seda hetkel väljendada saad või näidata või jagada. Et võib olla selline nagu jagamise vajadus või kuidagi selline, siit hüppas 2 kaarti. Ja see on sauade 8. No siin on ta justkui selline, et see lühter nagu kõigub siin. Lühter kõigub ühest äärest teise. Et muidu sauade 8 oleks selline liikumine ja ma ei tea, arengud ja tegutsemine, aga siin lühter on lihtsalt siin pendeldab ühest äärest teise, et ta ei liigu kuskile, ta on koha peal. Ja teine, mis välja hüppas, oli sauade 10, ja mis samamoodi on see, et ikkagi see pea peal on see sauade 10, et ta veel hoiab kinni sellest raskusest, hoiab kinni, et ei ole liikumist, on natuke nagu paigalseis. On tahtmine arenguteks, on tahtmine liikumiseks, aga sa ise nagu hoiad kinni ennast mingis olukorras, mis sind ei toeta, mis sinu arengut ei toeta, mis sind ei ava, mis sind ei avarda, kus sinu, ma ei tea, armastus ei saa kasvada, kus sinu tunded ei saa avalduda, sa ei saa neid nagu jagada, sa ei saa neid nagu tunda nii, nagu sa tahaksid. Et siin oleks vaja nagu mingit muudatust teha, et vaja on ennast vabastada sellest raskusest, et sa saaksid nagu edasi liikuda, et sa saaksid siit üles ronida ja seda uut maailma nagu näha, uut etappi kogeda, et sa saaksid sellest nagu stressist välja tuua. See ei pea tähendama seda, et see on mingi megastress praegu, aga lihtsalt praegune olukord või etapp su elus või miski hoiab sind mingis seisundis kinni, kus sa ei saa, nagu ütleme, et avalduda sellisena, nagu sa päriselt oled. Et miski nagu hoiab sind tagasi, sa ise hoiad ennast tagasi, olgem ausad. Aga nüüd oleks vaja nagu muudatusi teha, et sa saaksid sellest välja tulla. Siin paki all on ka karikate 4, et justkui ei näe, et kuhu ta läheb. Et ikkagi see visiooni teema ka, et kuhu sa tahad välja jõuda, et mida sa tahad kogeda oma elus, mida sa tahad kogeda ja mida sa ei taha kogeda. Et kui sa nagu saad teadlikuks sellest või kui sa oled aus endaga selles osas, et mida sa tahad kogeda, mida sa ei taha kogeda, ja kui sa teed vajalikud sammud ja muudatused, siis saavad tulla lahendused, siis saab tulla see edu, kus sa saad ennast hästi tunda, kus sa saad nautida, et siis tuleb nagu see kollane tuleb välja, see päike tuleb välja, see tuli ja kirg ja elurõõm ja kõik see saab tulla su ellu. Et aga jah, muudatusi on vaja teha ja muudatused on võimalikud ja arengud on võimalikud, et kõik sõltub sinust endast praegu. Ja tõenäoliselt sa oled sellest teadlik, aga panen nii-öelda südamele veel selle sama ladumisega siin, et sinu jaoks on palju parem elu võimalik. See on olemas, kui sa sellele ise järgi lähed. Ja praegu ma siis jätan selle ladumise nii, sai natukene selline võib-olla tõre olemine, aga samas ka mitte, et tegelikult siin oli ka soovitus ja sinu jaoks on head asjad olemas.
usu seda, tea seda ja luba seda endale. Vot, aga tšau. Ja tere, grupp number 3. Kaarte ma jagan siin video kõrval ja mis iganes välja hüppab, see ise tuleb välja. Ja see on mingi vajalik sõnum sulle. Esimene kaart on poodud mees, ehk siis ta ripub siin pea alaspidi. Ta on sunnitud siin olema, ta peab midagi teistmoodi tegema, midagi on vaja, ehk siis võib-olla on sul, kas siis praegu sul on selline aeg või siis on vaja seda, et aeg maha võtta või siis oled sa mingis sunnitud olukorras, kus sul on vaja elu vaadata teistmoodi, on vaja mingit olukorda vaadata teise nurga alt, teise külje alt. Kas selleks siis on siis puhkus või mingi haigus või mingi olukord, kus sa võib-olla oled takerdunud ja kinni ja sa ei saa liikuda mitte kuskile ja sulle on nii-öelda sundolukord, kus sa pead hakkama nägema asju teistmoodi ja see saab sulle tuua selguse, sellepärast et tal on siin valgus pea ümber ja see selgus saab tulla siis, kui sa kas siis aja maha võtad või oled kuskil takerdunud või justkui lõksus. Ja teine, mis tuli, on mõõkade 5 ja see on selline nagu võitlemine, võitlus, haavavad sõnad, vaidlused. Samas siin, et nagu nad väga ei võitle, et ühtepidi siin taga mees justkui annaks talle mõõka, aga kes niimoodi annab, kes hoiab mõõka niimoodi, samamoodi see naine hoiab siit seda terast ja nagu kinni. Et see naine annab nagu ilusti mõõka, aga see mees hoiab väga ebaprofessionaalselt seda mõõka, ütleks nii. Et siin ma tahan öelda, et ebakompetentsus, et saaks mingeid asju paremini teha või kuidagi professionaalsem olla, aga mingi, ma ei tea, kas ei ole piisavalt teadlikkust või teadmisi või et saaks nagu kuidagi paremini, ma ei tea, kas suhelda või asju ajada, aga keegi ei oska seda võib-olla. Ja siin on karikate 5, kus siis inimene, ta on siin baaris ja ta joob, tõenäoliselt ta uputab muresid. Et võib-olla ka see, et keegi, ma ei tea, ei oska paremini asju lahendada, kui et ta saab seda ainult läbi alkoholi või läbi mingi pahe või ma ei tea, mingi liialdamisega, sööb liigselt või et selline mingi murede uputamine toimub. Ja siit hüppas veel välja karikate äss, mis tegelikult on ju armastus, see on ilusad tunded, see on avatud süda, see on avatus elule. Et see nüüd on sinu jaoks võimalik, aga ma ei tea, kas sina oled see, kes siin niimoodi on takerdunud ja kinni või on see keegi sinu ümber. Aga sa saad, kui sa oled sina, siis tegelikult sa saad asju teistmoodi teha. Sa saad kuidagi paremini neid asju lahendada enda jaoks või kui sul on stress või midagi raske olukord, siis sa ei pea muresid uputama, sa ei pea nagu stressama, liigselt, ütleme nii. Ja siin on karikate 6, mis on selline nostalgia, see on nagu hoolimine, see on sõprus, hingesugulus ja siin ta annab, üks annab teisele lilled, aga taga on seal see korstnad ja toss. Et see on, võib-olla siis on sul keegi, kellega on, sa oled, ma ei tea, kas pahuksis või mingid arusaamatused on või et midagi saaks nagu paremini teha, keegi saaks midagi paremini teha, aga ei oska või ei suuda. Ja siin on ka mõõkade 2, mis on selline otsustamatus, aga samas siin kaardidel on mõõgad niimoodi käes lahti, et nii-öelda populaarsematel kaardidel on
mõõkade kahel on niimoodi, et tal on need mõõgad südame ees ja ta ei suuda otsustada, aga siin on need mõõgad kahel pool laiali. Et tegelikult on mingisugune selgus, on mingisugune tahtmine või valmisolek on muudatusteks või selleks, et uued asjad saaksid tulla või et lahendused saaksid tulla, aga samas veel täielikult seda ei ole, seda lahendust või seda nagu liikumist ja arengut. Ja siit hüppas välja mündikuus ja siin on selline andmine ja jagamine ja lahke olemine. Ja siin on ka selline nagu, et keegi annab, keegi saab, keegi vajab midagi. Et ma ei tea, kas peaks olema võib-olla selline nagu andmine ja jagamine, võrdne andmine ja jagamine, võrdne hoolimine. Aga keegi ei oska anda piisavalt või keegi ei suuda nagu olla võib-olla selline, nagu kas sina vajad või sina ei suuda olla selline kellegi teise jaoks. Et millestki on nagu puudus, midagi on nagu nii-öelda vajaka. Ja siin on karikate 8, mis on siis tuttavast lahkumine, ütleme nii. Kuigi siin kaardil on see, et siin on näha ainult 7 karikat. Siin on 4 ja siin on 3. Üks karikas on puudu. Ma ei tea, võib-olla see peaks justkui esindama karikat, aga justkui üks karikas on siin puudu. Et võib-olla see ongi seesama karikate äss, mis on nagu väga suur mingi vajadus, ütleme, et sinul näiteks mingis suhtes või olukorras, sa vajad seda sama karikat, sa vajad seda armastust, seda hoolimist, lähedust, hellust ja kõike seda. Aga kas sa siis ei saa võib-olla seda piisavalt ja sa mõtled võib-olla lahkumisele mingist olukorrast. Ja siin tuli täht ka välja, et see unistuste suunas liikumine võib-olla, et kui toimub nüüd siit tuttavast lahkumine, siis see toimubki sellepärast, et siis saaks nagu unistuste suunas liikuda, et sa saaksid selle armastuse karika järgi minna võib-olla või siis nagu ruumi luua sellele, et see armastus saaks su ellu tulla siis üldsegi. Ja siit tuli veel 2 kaarti. Et mulle tundub, et siin on inimesed, kes võib-olla kahtlesid 2 paki vahel, 2 grupi vahel. Aga siin on ka karikate 4 ja surmakaart. Et ongi siis, mina tahan öelda, et siin on keegi, kes ei suuda pakkuda seda, mida sina vajad. Ja sina oled see, kes peab tegema otsustava sammu. Ma ei taha öelda, mis see on, sest ma ei taha öelda inimestele, mida nemad peaksid tegema, et elus ei ole asjad mustvalged. Aga siin ladumises ma ütlen, et on nii-öelda mustvalge, et vaja on kuskil tuttavast kohast lahkuda, vaja on midagi selja taha jätta, midagi ära lõpetada, selle vikatiga nii-öelda mitte 1-0 teha, vaid nagu lõpp teha. Et siis saaks ruumi teha sellele karikate ässale ja et saaks tulla tervenemine ja taastumine ja nii-öelda ka ärkamine ja õitsemine. Et mingisugune, siin on natukene mingisugune areng tegelikult olemas, rohkem kui ühes teises grupis oli. Et siin on ikkagi, minul jääb see mõõkade 2 silma, kus ei ole enam mõõgad ristis, vaid on mõõgad lahti. Ja siin on ka see vikad käes, et ikkagi mingisugune valmisolek on juba mingisugune suund lahkumise poole
või edasiliikumise poole või siis ütleme nii, et selle lahenduse poole või armastuse poole. Sest võib-olla sina ootad seda, aga saad seda. Et ootad neid lilli ja värki, aga saad hoopis seda, kus on siin käed ristis inimene, tema ei tee, tema ei anna, tema ei tule, ei taha. Ja siis sul ei olegi muud võimalust öelda, kui siis nagu teha vajalikud muudatused, vajalikud sammud. Ja võib-olla siis on sul olnud piisavalt aega või siis praegu on mingi selline aeg, mis kuidagi paneb mõtlema rohkem siin selle suuna poole, kus saaks siis toimuda sinu jaoks vajalikud arengud, mis, nagu ma juba ütlesin, ma hakkan kordama, mis viiksid selle karika ja armastuseni. Jah, aga seekord ma jätan selle ladumise niimoodi ja siis edu sellega ja tšau!